Läheme Rooma kirja. Kaheksandasse peatükki, esimesest salmist loeme. Ja ta alustab sellega, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui palju hukkamõistmist on neile, kes on Kristuses Jeesuses? Mitte mingisugust hukkamõistmist ei ole neile. Amen. Miks? Sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesus on sind vabastanud patu ja surma käsust. Me oleme millekskist vabad. Millest me vabad oleme? Patu ja surma käsust, amen. Sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Mille järele me käime? Jumala rahvas käib mille järele? Liha järele või vaimu järele? Piibel räägib lihategudest ja vaimutegudest, on ju? Lihateod on ilmsed ja vaimuteod on ilmsed, amen. Ja meie kui Jumala rahvana me käime vaimutegude järele. Sest kes elavad liha järele, nende meeled on surnud lihalikele asjadele, suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Kas pole põnev? Me oleme vaimselt saanud elavaks Jumala jaoks, järelikult meie mõtteviis peaks olema rahu ja elu. Järelikult kõik, mida meie toodame, peaksime tootma rahu elu, mitte sellepärast, kes meie oleme, vaid see, mida Kristus on meiega teinud. Amen. Kui Kristus on meie sees teinud töö, siis ta on teinud meie sees rahu ja elutöö. Sellepärast, et liha mõtteviis on... Mis on liha mõtteviis? On vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu millele? Jumala käsule ega võiga alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Päris karm on ju. Kas me oleme vaimu mõtteviisiga või liha mõtteviisiga? Väga huvitav, kui me siin peatuksime, olekski see väga karm. On ju nii? Aga mis on, enne kui edasi läheme, mis on Jumala käsud? Keegi teab? Mis on esimene käsk? Armasta oma Jumalat. Kuidas? Kogu südamest, kogu hingest ja kogu ihuga. Kõigega, mis sul on, me peame armastama Jumalat. Teine käsk on armasta oma ligimest, oma lähedast, oma õde venda Kristuses nagu iseennast. See on prohvet ja käsuseadused. Amen. Kui me ei tee seda, meil on kellegi vastu midagi, see näitab kohe automaatselt, et me oleme tegelikult liha mõtteviisis. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. 9. salm. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Nüüd tuleb küsimus, kas Jumala vaim on meie sees? Kui palju teie sees on Jumala vaim? Jah, kui sa oled päästetud, Jumala vaim, üks asi on Jumala vaim, tuleb meie sisse, teine asi, kui me saame püha vaimuga ristitud. Järelikult tegelikult me ei ole enam, ei mõtle liha mõtteviisi järgi,
vaid me oleme automaatselt Jumala poolt loodud mõtlema elu ja rahu mõtteid. Aga küsimus on see, mõni mõtleb, aga miks ma siis mõtlen seda või miks ma mõtlen seda? Alati on küsimus, mis domineerib meid? Kas domineerib liha või domineerib vaim meie elus? Amen. Sest liha ei ole ju kuhugi kadunud tegelikult. Oled sa tähele pannud, liha on alles sul. Sest kui liha ei ole, oleks juba taevas. Amen. Aga liha on alles. Aga Piibel ütleb meile, meil tuleb alistuda liha iseenestele. Ja kui mõni mõtleb, et kui mõni meist mõtleb või üldse Jumala rahvast mõtleb, et mul pole vaja liha alistuda, siis me peame mõtlema veel korra, et kuna Paulus ise ju ütles, ma kontrollin oma liha kui tihti. Päevalt, kogu aeg. Järelikult see on kogu aeg, see on järjekordne protsess, mis me peame alati kontrollima oma liha. Amen. Aga ta ütleb tegelikult loomu poolest. Me oleme uuesti sündinud, me ei mõtle, me ei ole enam liha vallata, valitseda. Amen. Miks ma seda loen? See on täpselt see, mida Kristus on teinud. Ta sündis selle eesmärgiga, et seda kõike meile anda. See oli põhjus, miks Jeesus sündis. Me võime rääkida sellest väiksest Jeesus, kes on seal sõimes, kes ei olnud teinud mitte midagi, see oli vahva, ta sündis, tal on sünnipäev, halleluuja. Tulid tähetargad, mitu tähetarka tuli, keegi teab? Aga kus sa tead, et 3 tuli? Ma lihtsalt küsin, sest minu käest küsiti, kus sa tead, et 3 tuli? Okei, ma ei lähe edasi. Minu püha lehm lükati ümber selle 3-ga. Minule ma ütlesin, kui küsisid, 3 tuli, raudselt tuli 3. Vaata, kus sa tead, et 3 tuli? Kus sa võtad seda? Piibel ütleb. Siis mulle ütleb, Piiblis pole niisugust kirja kohta. See ei ole. Ja ma läksin uurima ja mis oli hämmastav. Ei olegi. Ja minu püha lehm lükati ümber. Ma olin tegelikult päris petrunud, sest lapsest saadik sa tead kogu aeg 3 tähetarka. Kas seal on tähtsust või ei ole? Enamalt pole mitte mingit tähtsust, aga seal tulid tähetargad, palju neid oli. Ajaloos öeldakse, oli kuni 8 tükki käis neid korraga. Miinimum oli 8. Aga me ei tea seda. Aga lihtsalt teinekord see näitab seda, kuidas me loeme Piiblit. Minul oli see õppetund, kuidas mina loen Piiblit, on see, kust ma võtsin, et 3 tuli, kui Piiblis seda kirjas pole. Keegi kuskil õpetas või ütles. Või me oleme neid pilte näinud. On ju nii? Oled sa pilte näinud, kus alati on 3 tükki. Ja kus see on tulnud, nad tõid frankincense'i, mürri ja kulda, 3 asja. Ja eeldati, et igal ühel oli üks asi ja tõid seda Jeesusele. Aga see õpetas, mis ma räägin ise enda puhul, see õpetas mind Piiblit tähelepanelikumalt lugema. See on kõik, kas on tähtstus oli 1, 2, 3 või 10 neid, see ei ole tähtsust, aga see ongi see küsimus, et mis minu jaoks oli see, mina isiklikult, ma mäletan tookord, see on nüüd aastaid, on see tagasi, paarkümmend aastat tagasi, kui ma esimest korda seda siis teada sain, et seal ei olnudki ainult 3 tähetarka, et seal oli, keegi ei tea, kui palju neid oli seal. Aga mina arvasin, et Piibel kirjutab sellest. Aga Piiblis seda polegi kirjas. Kas pole huvitav, vaid? Aga me võime minna selle loodu. Aga mis ma tahan tuua välja on see, et me peame, nagu ütleme, meil on siin 3. hea seeria meelte uuendamine. Iga Jumala lapse suurim töö on uuendada oma meeled, õppida mõtlema teistmoodi, nagu Jumala sõna õpetab mõtlema. Ja ma luban sulle, meelte uuendamine on elu pikk protsess. Kuni Jeesus tuleb, me peame kogu aeg oma meeli uuendama. Oled sa tähele pannud kas või tervise puhul? Oled sa pannud tervist? Oled sa uskunud Jumalalt tervist? Oled sa uskunud tervist? Ükskord usud tervist, terve usud, midagi ei juhtu. Mis värk on, mis juhtu? Aga see eeldab seda, et sa kunagi teadsid, usk oli kõrge, ei tähenda, et see järgmine kord ka on. Täpselt samamoodi, kui me räägime päris meditsiinist, keegi teab päris meditsiinist on natukene. Kui haigus ründab, sa ei saa toetuda selle peale, ütleme, juhul kui sa võtad, ütleme, sul tuleb gripp, angiin või nohu, sa ei saa toetuda selle peale, kuule, eelmine aasta ma võtsin seda rohtu. Ma olen juba seda rohtu võtnud. Ma juba 3 purki ninaspreid lasin ära aasta tagasi. Me ei saa toetu selle peale, vaid me peame võtma uuesti selle ravimi, uuesti rohu, terveks tegema. Ja täpselt sama on Jumala sõna ja meelte uuendamisega, see on järjepidev protsess ja elu, sest et alati on midagi, mis tahab tulla ja lükata meile midagi muud, sest me elame informatsiooni ajastus.
Amen. Ja informatsiooni on kogu maailm täis. Ja meil kui Jumala rahval me peame õppima panema informatsiooni endasse, kes me oleme Kristuses. Mis meile kuulub Kristuses? Miks Jeesus tuli? Miks Jeesus sündis? Mis oli tema eesmärk siin maa peal? Ja kui ta ära läks, mis ta meile jättis? Amen. Ta jättis rahu Jumalaga meile. Ta jättis tervise meile. Ta jättis meile õiguse, rõõmu, rahu. Ta jättis õiguse minna meil Jumala trooni ette. Aga samas ta ei tohi unustada ära. Üks asi on need tõotused, mis ta meile kõik andis. Ja need nimelised on ju. Tõotused on nimelised. Aga me ei tohi ära unustada ka, et ta ütles, et olge pühad, nagu tema on püha. Pidage seda verd kalli hinnaliseks. Ärge sõtku seda jalga alla. Seal on 2 osapoolt alati kõigel. Üks asi on see, et on kutsunud meid elama pühad ja õiget elu. Teine asi on see, et meile kuuluvad kõik tõotused Kristuse, mis on nimelised. Ja meil on need õigused tema poja läbi. Amen. Ja see ongi see igapäevane elu, elad siin maa peal, kui Kristuse sarnast muutuda järjest tema moodi. Sest kuidas ta ütleb, et me palven, ka Philippi palven, et me võiksime olla millised? Puhtad ja laitmatud Kristuse päevani täis mida? Täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, mille jaoks? Jumala austuse ja kiituse jaoks. Amen. Et järelikult meie elud peavad tooma austust ja kiitust Jumalale. See on üks asi, mis peab toimuma meie, kui kas me oleme komistanud? Me kõik oleme komistanud ja see ei loe. Nagu Kenneth Hagin ütles väga hästi, mulle väga meeldib, kuidas ta ütles, ei loe mitu korda sa langed ja kukud, loeb ainult see, mitu korda tõused üles ja lähed edasi. Muidugi meie eesmärk ei peaks olema langeda ja komistada, meie eesmärk peaks olema ja kõidad Jumalaga seda elu, aga tähtis ei ole. Me oleme kõik komistanud, on ju nii? On siin mõni, kes ei ole komistanud? Mina olen komistanud, kõik me oleme komistanud. Aga see on see, et kuule Jumal, ma eksisin, ma panin puusse, ma panin valesti, aga lähme edasi. Tõuseme püsti. Ja see ongi see koht, kus ta siin räägib meile, et kui me oleme Kristus omad, siis meie mõtte maailm hakkab muutuma teistsuguseks. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on elus õiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratas, teeb ka teie suurelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Järelikult see elu meie sees, mis tuli läbi Kristuse Jeesuse, muudab ka meie füüsilist ihu. Amen. Sellepärast nüüd vennad, oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järele, sest kui liha järele elate, siis surete. Aga kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate. Kui me ainult investeerime lihasse, ihusse, Piibel ütleb, see toodab lõpuks alati surma. Aga kui me investeerime vaimsetesse asjadesse, see investeerib meisse elu. Ja mis on liha mõtteviis? Toome lihtsa näite. Liha mõtteviis on siuke. Ütleme, me oleme hooajas praegu, kus talv on, haigused ründavad. Liha mõtteviis on, iga aasta ma jään haigeks, kõik jäävad haigeks, mina jään ka haigeks. See on, mis maailmas on. Kui sa telekat keegi vaatab. Ei vaata väga hea, ma ka ei vaata. Aga lihtsalt mul on meeles, et see on see hooaeg, kus hakkavad reklaamid telekast tulema. Mis on reklaamid? Nohu hooaeg on, osta seda nohurohtu. Köha hooaeg on, osta seda köharohtu. Oled tähele pannud? On ju nii? Ja see paneb meid mõtlema liha järele, see on loomulik mõtteviis. See on see, mida me ihu on harjunud tegema, kõik seda teevad. Aga nüüd vaimne mõtteviis on see, okei, on küll haigust hooaeg, aga Jeesuse vermet läbi mul on terveks saanud ja ükski haigus ei hakka mulle külge, sest ma olen Kristus oma. Ma olen uuesti sündinud, ma olen päästetud, Jeesus suri minu haiguste eest, Jeesuse vermet läbi, ma olen tervet saanud ja see on nüüd vaimu elu mõtteviis. Või see, et ma enam ei jõua, ma ei suuda, vaimu mõtteviis on, ma suudan kõik tema läbi, sest tema teeb mu vägevaks, tugevaks. Ma ei pea omas jõus tegema, vaid ta ütleb, et saa vägevaks Kristusest tema väetugevuse jõus. Amen. Kui vaimu mõtteviis on, või liha mõtteviis on see, majanduslik kriis on. Praegu me elame vist
päris stabiilses majanduses peaks olema, aga siin vahepeal, kui koroonaaeg oli, kõik läks kallimaks, majandus, kõik mõtlevad, mis saab, kui ma jään tööst ilma, kus saab, mismoodi, kus see raha tuleb. See on liha mõtteviis. Vaimu mõtteviis on, ma olen 10. maksja. Jumal on tõotanud avada taevaluugid, mulle kallata mulle õnnistusküllastuseni. Minu Jumal on tõotanud täita kõik minu vajadused, oma rikkused auda Kristuses. Minu Jumal ei sõltu sellest majandusest, vaid minu Jumal sõltub sellest, kes ta on. Ta on tõotanud täita minu vajadused oma rikkust mööda, mitte maailma rikkust mööda, mitte minu rikkust mööda, vaid oma rikkust mööda auga Kristus Jeesus. Need on need mõtteviisi vahed, mida ta räägib, mis meiega on juhtunud. Aga jälle põnev on see, mõni taha, miks ma siis ei mõtle, asjad ei juhtu iseenesest. Oled tähele pannud, ükski asi ei juhtu iseenesest. Vaid see on see, et me peame treenima seda siin. Ja see on üks huvitav asi, kui see on Rooma 12 peatükki lähed, see on esimene asi, ta ütleb, et muutuge milliseks? Teistsuguseks. Kuidas? Oma meele uuendamise teel. Uurides, mis on kroonikates, postimeestes ja mis veel on, ma ei tea need, maalehes kirjas. Ei ütle ju, vaid uurides, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahtmine. Jumal tahab, et me mõtleksime nii, nagu tema mõtleb. Ja läbi Kristuse Jeesus ta ütlebki siin, aga teie ei ole enam lihameelsed. Te ei ole enam sellised. Te olete saanud päästetud eluvaimu käsk, Kristuses Jeesus on sind vabastanud patu ja surma käsust ja nüüd meie meelsus ja meie olemus on muutunud. Meil tuleb lihtsalt leppida sellega, et ma olen teistsugune. Amen. Ma sündisin uuesti, ma olen teistsugune. Minu sees on Jumala vaim elab minu sees. Ma olen saanud teistsuguse vaimu, Jumala vaim. See vaim, kes äratas Jeesuse Kristuse surrust üles, elab nüüd kus kohas? Minu sees. Ja sellepärast ma suudan mõelda teistmoodi, sellepärast ma suudan olla positiivne, sellepärast, näiteks mina olen oma elust järjest karmimaks ma muutun, kuna ma sõnas näen, mida ma räägin, mida ma kuulan. Amen. Sest usk tuleb kuultust. Ja mida ma kuulan, see mõjutab minu usku. Ja kui ma kuulan kogu aeg negatiivset, see on paha, too on paha, kolmas on paha, neljas paha, see ei ehita mind ülesse, vaid see kisub mind maha. Amen. Isegi Piibel ütleb, halb seltskond rikub ära, mis asjad? Head kombed. Meil on hea vanasõna olemas. Ütle mulle, kes on su sõbrad ja mina ütlen sulle, kes oled sina. Me oleme need, millega me osaduses oleme, millega me läbi käime ja või kellega me suhtleme. Ja see ongi see, et meie kui Jumala rahvana, me peaksime üks asi, Jumala rahva peaks koos olema ja meie keskus peaks olema Jumala sõna, mis ehitab üles, eriti kui ajad lähevad järjest raskemaks ja Piibel lubab meile järjest keeruliseks, raskemaks kõik läheb. Ja Piibel ütleb, järjest pimedamaks kõik läheb. Oled sa tähele pannud, asjad lähevad päris kreisiks maa peal. Oled sa tähele pannud? Võrreldes, ma istusin maha üks päev, võib-olla täna arutasime ja mõtlesime, et 80-ndat küll oli lihtne. Ei olnud telefone, ei olnud nutiseadmeid, inimesed, saad aru, sul ei olnud aega, sul ei olnud seda pilti kogu aeg ees, telekast midagi ei tulnud, meil oli aeg rohkem mõelda või me olime, ütleme, inimesed nägid vaeva, mäletan, maal oli. Tänapäeval, kus ma ütlen, et ma olen natukene sassi endaga, aga ütleme, seal arvestasid välja, meil on nii palju kartult, meil on nii palju seakartult, me saame ära, meil on vaja moosipurgid. Ei või niimoodi, et iga päev läksid moosipurgid. Me säilitame selle kuni jõuludeks, see on jõulude ajal. Alati oli mingi süsteem. Kui me räägime pesupesemisest, mina mäletan, meil oli laupäev, oli pesupäev ja kõik me pesime pesu. Me õpetasime lastele vastutust, me õpetasime, oli teised ajad. Või kui kooki tehti, mina mäletan väga hästi, kui ma läksin, ma tahan ka segada, ma tahan ka muna panna sinna sisse, ma tahan seda toorest tainast süüa, siis oli, ei tohi toorest süüa, kõhust oled lahti. Ja meil ei läinud, ajad olid, ja mõtlesin, et küll olid lihtsad ajad tegelikult. Tänapäeval inimesed ei tea enam, kes nad on. Olen ma kass, olen ma koer, mis soost ma olen enam? Ja need on tõsised probleemid, meie jaoks on see naljakas, see on absurdi teater, et me oleme päästetud, aga kujutate, kui me ei oleks päästetud? Kujutate, kui me ei tunneks Jumalat?
Võib-olla mul oleks samasugused, me istume, saame kokku, võib-olla on sama seltskond ja me arutame, et huvitav, kas ma olen kass või koer, huvitav, miks mulle saba ei kasvanud? See on see, mida tänapäeval toimub. On sul see mõte pähe kunagi tuled, et huvitav, kas ma olen mees või naine? Mul ei ole seda mõtet pähe, ma sain piisavalt vara kristlaseks, aga ma mõtlen tihti peale. Piibel ütleb, ärge olge karbid nende suhtes, aga me peame seisma sellest, mis on õige. On ju nii? Ja kui sa ei tea, vaata peeglisse, vaata püksi, siis sa tead. See näitab seda, kui kreisiks on see maailm läinud ja see läheb järjest hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Ja selles pimeduses meie kui Jumala rahvas peaksime särama võimsamalt, helgemalt. Meil peaks olema see vastus neile. Meil peaks olema see sõnum vabaduses. Kristus teeb su vabaks. Ja kes on tõesti vaba, kelle poeg on teid vabaks, on tõeliselt vabad. Amen. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Aga mille järgi me teame, et Jumala vaim meid juhib? Esimene tunnusmärk on see, ta räägib meile mida? Mida sõnas on kirjas. Sest Jeesus ütles, Jumala vaim võtab minu asjadest ja räägib teile, juhatab teid ja õpetab teid. Amen. Sest ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba, Isa. See sama vaim tunnistab ühest meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga austatakse. Ja on teatud kannatused on Kristuses olemas, midagi teha ei ole. Ja Piibel ütleb ühte huvitavat asja, mis ta ütleb meile, kõik, kes tahavad elada, millist elu? Jumala kartlikku elu Kristuses, mis nendega juhtub? Neid kiusaks taga. Aga mida see tähendab? On see, et ma ei nõustu sinuga. Ma nüüd ära mine kogudusse. Lähen küll kogudusse. Sest Jumal ütles mulle, ära jäta kogudus kooskäivist. Ja kui palju õpetusi on tänapäeval väljas, et ei pea kogudus enam käima. Või inimesed valivad, ma tahan sinna, ma lähen tänna. Mina ütlesin Jumal, et kus mina pean käima? Mina mäletan Iirimaal. Kui mina läksin kogudusse Iirimaal. Ma läksin uksest sisse, koguduse uksest sisse. Jumal ütles, ole ustav. See on sinu kogudus. Ma läksin sinna sisse ja ma olin seal, kuni ma sealt ära tulin. Eesti Jumal saatis mind. Aga oleks ma teadnud, mis mind ees ootab. Ja tänu Jumal, et ta ei öelnud, mis seal koguduses ees ootas. Võib-olla ma ei oleks sinna kogudusse läinud. Aga sellest ma teadsin, et Jumal oli ustav. Ma olin ustav, kuni lõpuni ja Jumal tasus ja austas mind selle läbi. Ja seal oli päris, ma ei hakka rääkima, seal oli, ja mitte see, et Jumal oleks midagi teinud, olid teatud inimesed, kes midagi tegid. Kurb, et ka kristlikus maailmas võid kohata palju kurjust õelust. Aga kiitus Jumalale, et me jäime püsima, seisama, et ma tänan Jumalale, et see kogudus võimsalt areneb edasi praegu siiamaani. Amen. Ja sest eesmärk on, minu südame eesmärk on, iga Kristuse eesmärk, me ehitame Kristuse kogudust. Mitte ei lõhu ega lammuta seda, vaid me ehitame seda. Ja Jumal on meid kõiki kutsunud. Ta on midagi andnud igale ühele meil teha. Ja meie pühendumine peaks olema, et Jumal, sest päeva lõpuks, kui me läheme taevasse, loeb ainult see, mida me tegime Jeesuse jaoks. See on ainukene, mis me kaasa võtame siit maa pealt. Mida me tegime Isandi Jeesuse jaoks? Amen. Aga miks mitte teha pühenduda Jeesusele Isandale oma elu, kui ta on nii hea ja lahke meie vastu olnud? Amen. Mõtlen, me tähistame iga aasta, see on minu 50. jõul. Jeei! Pool sajandit. Ma olen 50 korda oma elus jõule tähistanud. Ma olen 50 korda Isanda Jeesuse sünnipäeva tähistanud. Mõni rohkem, mõni vähem. Mõni ütleb, et ma olen juba 70 korda. Kiitus Jumalale. Halleluuja selle eest. Ja seda tänulikumad me peaksime olema Jumalale selle eest, et Jeesus on tulnud, Jeesus on antud meie eest. Ja vaata Jumala headust. 31, ma jätan selle vahele, sa võid ise lugeda.
selle 18-30, see on ka väga hea osa siin. Aga 31 salm ütleb midagi. Mis me siis ütleme selle kohta? Mille kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. Mõtle, kes on sinu poolt? Kas Jumal on sinu poolt? Amen. Jumal on alati sinu poolt. Järelikult tuleb ka meil osata olla Jumala poolt. Kuidas me teame, et Jumal on meie poolt? Järgmine salm ütleb. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama. Kuida ette, kui hea me Jumal on. Lihtsalt kogeda Jumala headust peaks meid kõiki panema rohkem ja rohkem aega veetma, usaldama, käima koos Jumalaga. Amen. Kuida ette, kui hea Jumal on. Ta andis midagi kõige kallimat sinu ja minu pärast. Kas mitte ka see ei ole, nagu Rooma kirja algust ütleb, kas sa siis ei mõista, et Jumala headus on see, mis paneb inimesi meelt parandama? Meil on see olemas, ka me peaksime seda edasi andma teistele. Näitame, et Jumal on hea minu elus. Ja siis me jõuame 12.1. Mõni mõtleb, et jah, Jumal on hea, Jumal on hea, Jumal on hea. Aga üks viis, kuidas me näitame, et Jumal on hea, ta ütleb, et tooge oma ihud, milleks? Jumalale meelepäraseks, milleks? Ohvriks. Miks? Tema helduse pärast. Amen. On ka teatud asjad, mida me enam ei tee, sellepärast, et me tahame tuua austust oma Jumalale. Amen. Kas mitte Piibel ka ütleb meile kui Jumala rahvale, kõike, mida te teete, millega? Sõnaga ja teoga. Peaks tegema mida? Tooma austust ja kiitust isandale Jumalale. Ja ühes kohast isegi ütleb, kui nad teie häid tegusid näevad ja teist paha räägivad, ometigi tuleb päev, kus nad annavad austust kellele? Isandale Jumalale. Amen. See ka näitab teatud asju, kus meil Jumal, sa oled nii hea mu vastu olnud. Saatsid oma poja, sa ei keela mulle mitte midagi, mida ma saan sinu jaoks teha, Jumal. Ja Piibel õpetab ja näitab meile teatud asju, mida me saaksime teha, kuidas me saaksime muutuda. Esiteks on sõnavara peaks muutuma. Meie käitumine peaks muutuma. Amen. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Kes võib süüdistada Jumala valitud? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Mida Jeesus teeb seal? Ta palvetab meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või häda või mõõk? Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid arvatakse tapalambaiks. Aga selles kõiges, mis juhtub? Ükskõik, mis tagakiusud tulevad, ükskõik, mis juunamised tulevad, ükskõik, mida inimesed teevad meile. Selles kõiges Piibel ütleb meile, me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Ükskõik, mis olukord on, situatsioon, Jumal ütleb, et kui sa hoiad minust kinni, sa kõnnid koos minuga, sa tuled alati võidukalt välja. Sest mina garanteerin sulle võidu. Jumal ütles, aga see ei juhtu sellepärast, et ma teen kõik, mida ma tahan. Ei, me peame tegema seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Me peame alistuma Jumalale. Amen. See ei ole, et teen, mida tahan, käin, kus tahan, olen, kus tahan ja minuga mitte midagi ei juhtu. Oled sa kuulnud sugust ütlust? Igal oinal on
Mihklipäev. Siis ta ütleb, mida sa tahad, et inimesed sulle teevad, tee ka neile. Mida iganes sa külvad, seda sa lõikad. Amen. Kunagi keegi seletas väga hästi, on olukordi, kus nagu sealt oli konkreetne olukord, oli see, kus üks inimene, talle öeldi palju korda, ära jama sellega. Teda hoiatati, ära jama ja kõige lõpuks, mis juhtus, oli see, ta jäi oma käest ilma. Kurb tõde, on ju nii. Ja ta parandas meelt ja tuli sellest kõigest välja, aga ainuke asi, mis juhtus, oli see, kas Jumal andis talle andeks? Absoluutselt andis andeks. Ei olnud hullu midagi, Jumal andis andeks puhastades, aga probleem oli selles. Kätt polnud enam. Ja nüüd oli vaja imet, et Jumal käe taastaks. Ma ei tea, kas ta nii kaugele jõudis. Jumal andis andeks, aga tagajärg oli sellel see, et kui sa piisavalt palju midagi tegid, tagajärg oli see, et ta jäi oma käest ilma. Jumal andis talle andeks puhastas ja ta teenib siiamaani võimsalt Jumalat, aga ma ei tea, kas tal on käsi tagasi või ei ole. See juhtus jälle paarkümmend aastat tagasi. Lihtsalt see tagajärg on see, kui me liiga palju teeme rumalusi ja lollusi järjepidevalt, me ei kuula Jumala sõna. Seal võib olla siuke tagajärg, et ta jätab märgi maha. On ju, nagu käsi ja ilma. Jumal on ta teenib Jumalat edasi ja Jumal on võimsalt võitnud teda. Ja kahjuks. Ja see ongi see samamoodi, et meil tuleb hoida kinni Jumalast, Jumala asjadest. Kui Jumal korrigeerib on, et Jumal, ma olen sinuga, ma käin sinuga, ma tahan minna aust ausse. Amen. Me tahame minna aust ausse. Me tahame jõuda kuhugi. Kui te ette, ma loen raamatut, Maria Woodford-Etteri raamatut praegu. See on naisterahvas, kes oli 19. sajandil võimas evangelist, kus, kui te ette, ta tuli linna. Ma tahan näha seda. Uuesti, mu igatsus on näha seda. Ta tuli linna ja miili raadiuses. Inimesed langesid põlvili maha, ütlesid, me tahame Jeesust, päästjaks saada. Aga tema üks karakteristika, mida ma näen, mida räägib, on pühadus ja pühitsemine Jumalale. Ja samas, kui sa loed tema elulugu, sa mõtled, et kuidas on võimalik, nagu et võib-olla, eks see meile uuendused asjad on, see, millest tema läbi läks, kogu oma lapsepõlve, pluss kui ta sai täisealiseks, nagu ma olen öelnud, ta matis maha 6 lapsest 5. Ja ta ikka armastas Jeesust ja kuulutas evangeeliumi. Ja mitte kunagi, ja kõik ta lapsed ta uskus läksid taevasse. Ta oli rääkinud neile evangeeliumi ja ühest lapsest ta räägib, kus ta oli 8-aastane, ta oli suremas ja ta ütles, et kui keegi tuleb, ma tahan räägida neile isandust Jeesusest. 8-aastane laps kuulutas surivoodil Jeesusest kõigile. See on küll kurm lugu selle koha pealt, et võib-olla neil oli ilmutust asju, ma ei tea, võib-olla oli aeg, võib-olla oli lihtsalt vaja aspiriini tol ajal, et terveks saada. Me ei tea, võib-olla, aga see ei loeb see südame suhtumine. See, et me armastame Jeesust. Ja ta räägib sellest, aga lihtsalt see on see osadus, mis tal oli Jumalaga, ta uskus elustiili, ta uskus pühitsuse, pühendumise Jumalale. Ja ma tahan näha neid aegu uuesti, see on minu südameigatsus, kus Jumala rahvas tõuseb ja on nõus maha panema kõik selle maise. See ei ole halb, maine oli hea, me peame nautima, Jumal lubab meile nautimist, aga meie eesmärgid muutuksid. Nagu ma mäletan selle koguduse algusaega. Ma mäletan paljusid teist algusaeg. Eesmärk oli evangeelium, Jeesus. Rääkida kõigile Jeesusest. Ja me tundsime rõõmu sellest. Mäletab keegi seda? Me tulime rõõmuga kogudusse, me tahtsime põnevused. Ja lihtsalt mõelda, kui hea imeline me Jumal. Ta andis oma poja Jeesuse. Ta on hea on meie kõigi vastu. Sest me ütleme, et loeb ainult see lõpuks. Kõige lõpuks loeb ainult üks asi.
mida me oleme teinud Jeesuse jaoks. See on ainukene, mis me võtame taevasse kaasa. Sa ei võta oma autot kaasa, sa ei võta ühtegi oma riidehilpu kaasa, sa ei võta ühtegi, kui sa oled saanud miljonääriks, sa ei võta ühtegi miljonit kaasa. Lugesin just ühte lugu, tuleb meelde sellest Rockefellerist. On keegi teab Rockefellerit? Just sellest kõige esimesest mehest lugesin lugu. Ta sai oma aja kõige rikkamaks meheks. Tänapäeva väärtusest tal oli, ma ei tea, üle poole miljardi, 500 miljardit oli tal tänapäeva väärtuse raad. Ta omas kõiki õli, auke, kõike. Ja kui ta oli 50, öeldi talle, sul on 1 aasta jäänud ainult elada. Ja siis ta istus maha ja mõtles, see oli nagu kadunud poja lugu. Ta mõtles, kui ma paljana ma siia ilma tulin, paljana ma siit ilmast ära lähen. Ma ei võta ühtegi oma miljonit endaga kaasa. Ma ei võta ühtegi oma maja endaga kaasa, ma ei võta mitte midagi kaasa. Ja ta istus ja mõtles, et mis teha. Ja ta hakkas andma, ta hakkas kirikuid ehitama, ta hakkas investeerima, andma rahvale ja ta unustas surra. Ja 44 aastat hiljem, 96 aastaselt, ta lõpuks suri ära. Kui arstid andsid talle 1 aasta ainult elada veel, ta sai aru, see rikkusest ma ei võta mitte midagi kaasa. Aga küsimus on, mida ma järgmised päevad oma elus teen. Ja ta hakkas andma ja küsis Jumalalt, kuhu ma annan, kellel on, mis ma teen. Ta hakkas, sa võid tema lugu lugeda, ta on kindlasti saada, seal on kahjuks 2 eri lugu, üks on siis tõeline lugu ja teine on siis nagu maailma inimeste poolt pannud lugu, kus ei mainita tema kristlikku ega jumaliku poolt. See on kurvem pool selle juures. Aga ükskõik kuhu külla ta läks, ta ehitas kiriku. Esimene asi, kui ta läks investeerigu, esimene asi, ma ehitan siia koguduse. Ja kujuta ette, selle läbi ta unustas surra. Kas pole hämmastav tegelikult? Ta sai aru, ma ei võta mitte midagi kaasa. Ma võtan ainult kaasa selle, mida ma teen Jumala jaoks. Samamoodi meie puhul. Aga meid peaks, ütleme, mis meid peaks sundima tegema midagi, on täpselt see, kui Jumal oma poegagi ei säästnud minu pärast. Vaid loovutas ta minu eest, kuidas ta ei peaks kõike muud. Mu Jumal on nii imeline hea minu vastu. Jumal, mida mina saan sinu jaoks teha. Amen. Ja vaata, mis ütleb edasi lõpetuseks. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Miks me saame võidu? Miks me võidame? Miks me võidame? Sest ta armastab meid, ta hoolib meist, ta tahab meile parimat alati. Ja sellepärast ta ütlebki, et kui midagi on, paranda meilt, tule minu ligi, tee see, mis õige on. Sest ma olen veendunud, ja Paulus ütles ühe huvitava asja lõpuks, sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürsid, ei käesul ega tuleb, ei vägev, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu. Järjelt oli veendunud, kuidete, ükskõik mis siin maa peal on, ükskõik mis loodu. Ja tead, mis on huvitav asi, ka inimene on loodud. Jah. Ta ütleb, et mitte mingi loodu ei suuda mind lahutada millest? Jumala armastus, mis on Kristus Jeesus me issandas. Mitte ükski, mitte keegi ei suuda sind mitte kunagi lahutada Jumala armastust välja arvatud üks isik. Kes üks isik on? Sina ise. Mitte miski, mitte keegi, mitte kunagi ei suuda sind lahutada Jumalast ja Jumala armastusest. Välja arvatud sina ise. Amen. Nii väga Jumal armastas. See on ka põhjus, miks Jeesus tuli. Et meil oleks taas osadus Isa Jumalaga. Me võiksime julgusega minna Jumala armu järje ette, et leida armu ja halastust oma abiks õigeks ajaks. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea ja ustav, õige ja püha. Isa, me täname sinu sõna eest, Isa, me täname sinu võidmise eest. Isa, sina ei muutu kunagi. Isa, meil on veel palju kasvada, areneda. Isa, me tänan. Me teeme seda, me kasvame sinuga. Ja Isa, tõesti, et me saaksime aru, et kui me läheme taevasse, ainuke, mis me kaasa võtame sinna on see, mis me teeme sinu jaoks.
ja mis sulle on kallis, peaks olema ka meile kallis. Isa, ma tänan kogu südames, sa teed tööd igas südames, igas inimeses. Ja sa hoolid nii väga igast inimesest. Sa oled nad kallihinnaliselt hoiustud. Me oleme juba saanud selle kätte, me oleme juba Kristuse kätte saanud. Aga iga inimese sa oled ostnud kallihinnaliselt, oma poja hinnaga. Isa, ma tänan ja kiidan sind selle eest. Ja isa, et meil oleks arusaamine sellest kõigest. Me austame, me kiidame, ülistame sind siin paigas. Isa, anna meile ilmutusliku teadmisi sinu tundmises. Valgustame südames ilmutusliku teadmisi, mis on lootus, me oleks meid kutsunud ole. Isa, me täname kogu südamest, et Kristus usu läbi elab meie kõigi südameis. Me võiksime olla juurdunud ja rajatud armastusse. Mõistaksime kõik pühad koos, mis on armastuse, laius, pikkus, kõrgus, sügavus. Võiksime ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse. Jumal, me oleksime tehtud kõige sinu täiusega. Ja mõistaksime, mis on peas ja oleksime tugevad seespis inimese poolest. Isa, ma tänan. Me oleme väga kallid sulle. Sina oled kallis meile. Isa, me täname selle privileegist tunda sind ja käia koos sinuga. Kogu au ja kiitus sulle, isa. Jeesuse Kristuse nimel. Amen, 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 amen. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Ja Jumal hoolib ja armastab meid. Ja sa oled väga kallihinnaline talle. Aga näitame ka Jumalale, kui kallis ta meile on. Amen. Amen. See on tähtis näidata Jumalale, et Jumal, sa oled kallis mulle. Halleluuja.